Täna on väga põnev teema. Täna on siis midagi kodulehe arendamine ja vibe-koodimine kokku panna, mis on minu jaoks ikka ka nagu täiega põnev teema, mida ma nüüd viimased nädalad siin olen niimoodi vaikselt kõikide muude kohustuste kõrvalt uurinud ja katsetanud. Ja ma tahan sulle jagada siis nippe, et kuidas sina saaksid oma WordPressi lehte vibe-koodides edasi arendada. Aga enne kui ma neid nippe jagama hakkan, ma tahaks väga kuulda, kes sa oled ja miks sa siin oled. Et kirjuta siia kommentaari, et kas sa oled ettevõtja, kas sa teed iseendale seda veebilehte, oled sa ise haldad oma veebilehte või oled sa tellinud selle veebilehe kuskilt. Võib-olla sa oled teenusepakkuja, et sa pakudki WordPressi kodulehe tegemise teenuseid. Igal juhul palun väike tutvustus sinu kohta siia kommentaariumisse ja mul on niisugune üllatus ka plaanis, mõtlesin täna hommikul, et kõiki neid, kes siis täna siin julgelt kommenteerivad, loosime pärast millalgi tänase päeva jooksul välja ühe tasuta koolituse ai ja seo optimeerimine, mis tänapäeval on ju jällegi üks niisugune uus nii-öelda nõudmine kodulehtedel, et ka sinu koduleht tuleks ai otsingutes välja. Sest just eile näiteks ma ka kasutasin ChatGPT-l on selline agendi režiim, et kui sa selle sisse lülitad, siis sa saad panna agendi läbi kammima erinevaid veebilehti, et leida endale mingisugust soodsat head pakkumist, mis sa iganes tahad, või näiteks mingit teenust, mida sa otsid. Nii et see ai otsingus välja tulemine on tegelikult muutumas järjest olulisemaks. Ma ei tea, palju see praegu protsent on, palju inimesi ai otsinguid teevad versus Google'i otsinguid teevad, aga ka Google'i otsing on selles mõttes muutunud, et võib-olla sa oled märganud, et kui sa Google'is midagi paned, siis Google ise ka juba toob sulle nagu vastuste vormis need tulemused, mitte enam niimoodi, et sa pead mööda linke läbi kammima. Ühesõnaga, see ai ja seo otsingus välja tulemine on nagu muutunud, mitte jah, ja siis selles osas ongi hea, et kui sa ennast tuled koolitama ja kõikide vahel, kes kommenteerivad praegu siin, aitäh sulle, Marika, aitäh, Anu, Kirsti, Kaire, Urve, kõik on juba kirjutanud. Siis loosime teie vahel välja ühe tasuta ai seo koolituse, mida teeb siis Risto Välling meil veebikoolis, kes on seo ekspert. Nii et väga põnev on kuulda, kes sa siin oled ja miks sa siin oled, et Kirsti ütleb, et ta on ettevõtja, teeb veebilehte endale. Urve ütleb, et mikroettevõtja, teen kõike ise. tere tulemast klubisse nagu meil ikka siin Eestis kombeks on, et ettevõtjatena meil ongi 1000 erinevat asja, mida peame tegema. Ja õnneks nüüd tänu sellele, et ütleme nii, et kui alguses 10 aastat tagasi WordPressi lehe tegemine oli paras ajakulu, minul läks 2 nädalat, väga intensiivset nädalat, niimoodi, et ma istusin ikkagi praktiliselt iga öö kella 3-ni, ma arvan, öösel üleval. 10 aastat tagasi, kui ma esimest WordPressi lehte tegin, õppisin Youtube'ist, proovisin kuidagi aru saada, tohutult palju läks aega õppimise peale. Ja nüüd tänu ai-le on meil see abimees on ju olemas, et me saame teha ekraanikuvasid, näidata, mida me teeme. Isegi Google ai stuudiol on selline ekraani jagamise võimalus, et saad otse nagu nii-öelda küsida ai käest abi. Et see õppimine on muutunud palju kiiremaks, aga siiski kõik see võtab on ju aega. Ja kui varem, siis oli minu puhul maandumislehtede tegemine selline, et ma noh, ütleme nii, et hingasin 3 korda sisse ja välja, kui ma jälle pidin hakkama mingit maandumislehte tegema, et mulle üldiselt see meeldib, aga see on ikkagi olnud selline ajakulu, et noh, päevas, kui ma teen täitsa nullist koos mingite tekstidega ja ka piltide, visuaalidega, et siis läheb ikkagi nagu julgelt nagu päev ära selle peale, et mingi maandumisleht teha. Ja vahepeal on selline tunne, et ei ole nagu inspiratsiooni ka ja siis muudkui lükkad edasi, aga tegelikult ettevõtjatena meil on vaja ju ajakriitiliselt mingit kampaaniat kiiresti laivi saada, sest et kui me ei saa laivi, siis meil ei tule müüki ja kui meil ei tule müüki, siis me ei saa oma ettevõttega jätkata. Nii et tegelikult on see hästi oluline, et saaks asjad kiiresti tehtud. Ja ma olen alati julgustanud inimesi, ettevõtjaid ka, et ikkagi see kodulehe haldamine on miinimum, mida sa võiksid osata, eriti soolaettevõtjana, sest muidu sa lihtsalt jääd liiga palju sõltuma arendajatest ja jääd kellegi taha ootama ja asjad ei liigu piisavalt kiiresti. Aga et ettevõtjana annab sulle see haldamise oskus nagu tohutu kiirenduse, et oma ideid realiseerida. Ja kui varem oli jah, võttis kõik see palju rohkem aega,
nüüd on olemas meil ai, kes meil aitab sellised, siis oli vahepealne etapp, kus olid templiidid, on ju, et sa otsisid mingeid teemasid ja templiite ja siis see oli juba abiks, sellepärast et sa ei pidanud päris nullist hakkama seda kodulehte ise nagu looma. Siis tuli see aeg, kus oli siis nüüd tuli see aeg, kus ai aitab selle veebilehe luua. Kes on käinud siin meie õpinädalatel, on näinud, kuidas ai saab 10 minutiga sulle selle põhja valmis luua ja täitsa nagu personaliseeritud kujul sellisel viisil, et sina lihtsalt sisestad oma ettevõtte või oma idee asja, andmed talle ja võid ka ise oma pildid üles laadida ja ai paneb sulle nagu selle põhjal veebilehe kokku. Et veebimajutuses on täitsa, kui sa lähed katsetad, proovid seal seda teha, siis sa saad seda proovida, seda ai tööriista. Ja siis oligi see, kus sa tegid neid, kasutasid neid templiite ja täitsid neid ja muutsid neid. Aga täna ma näitan sulle siis vibe koodimisega, mis tähendab seda, et sa lihtsalt nagu inimesena lähed, kirjutad kuskile chati, et ma tahaks niisugust asja ja ai loob sulle selle asja. Ma näitan põhimõtteliselt võib-olla siis 3 erinevat võimalust, kuidas oma lehte ai-ga siis vibe koodimisega siis arendada. Et esimene, kõige lihtsam versioon, panen jagama oma ekraani siin kohe. Nii, võtan siit õige asja lahti korraga ja kes on katsetanud niisugust tööriista nagu Lovable, imeline, mis näitab sulle ära neid, mis teeb hästi ilusaid visuaale, eks ju. Et siis selline hästi kiire variant, mida saad siin luua, on maandumislehed. Et näiteks ma toon näiteks siin omaenda ettevõtte puhul, mis on siis videostuudio meil Tallinnas, oli vaja teha siis püsipartneritele pakkumine ja selle asemel, et teha kuidagi mingite keeruliste plokkidena, siis ma ei teagi, kaua aega läks, äkki mingi 15 minutit või midagi sellist, tulin siia Lovable'i, hakkasin siin kirjutama talle, mida mul vaja on ja lasin tal luua siis sellise kalkulaatori, mis on natuke interaktiivsem ja mõnusam, et inimene saab ise arvutada endale siin hinna välja vastavalt sellele, mitu tundi ta tahab. Ja siin on siis see kalkulaatori pool, siin on info kogu selle stuudio kohta, lasin tal teha ja lasin välja kirjutada ka plokid, et mida see sisaldab, mida ei sisalda ja siis ka selline stuudio tutvustav videoplokk. Ja nüüd, kui sa märkad seda ülemist URL-i ehk aadressi siin, siis see ei ole enam mul boostnupp.com, eks ju, ainult siin ees on boostnupp, mis on mul endal selle veebilehe nimi. Ehk siis, kui nüüd kodulehelt klikkida sinna ülevalt menüüst sellele püsikliendi pakkumisele, siis ta viis mind nagu täiesti siia Lovable'i keskkonda, et Lovable pakub ka sellist serveri või majutust, et sa saad oma lehti seal majutada. Ja kuna ta viis mind praegu kodulehelt välja, siis hästi oluline on see, et oleks ka see koht, kus inimesed saavad tagasi minna boostnupu lehele. Et noh, tõenäoliselt ma peaksin siia ette ka panema näiteks selle logo tegema aktiivseks, nii et kui inimesed klikkavad siia logole, võib-olla selle logo natuke eristuma ka, et siis nad saaksid tagasi minu lehele minna. See on nagu kõige lihtsam viis, kuidas siis saad põhimõtteliselt linkida oma kodulehele erinevaid vibe kooditud maandumislehti. teine, teine variant on see, kui sa tahad lisada mingisugust siis ka interaktiivset rakendust oma veebilehele. Mul selle kohta praegu näidet ei ole siin, aga see on siis nii-öelda see iframe. Et siis sa saad ka embed koodiga lisada selle oma veebilehele ja ta ilmub siis sulle siia kuskile, kuhu iganes sa tahad, siia veebilehe keskele. Et ai ja seo otsingu miinuseks on see, et nemad seda infot kätte ei saa, et see on põhimõtteliselt sama hea, nagu sa lõikaksid siia akna sisse oma kodulehele ja nii-öelda kleebiksid mingi interaktiivse rakenduse, mida sa siis lood siis kas Lovable'iga või mingi muu tööriistaga, et neid on erinevaid. Ja nüüd täna ma tahaks näidata siis kahte viisi, kuidas meie oleme loonud siis veebikoolis seda lehte nüüd olen hakanud katsetama ja arendama. Et ma näitan siit praegu WordPressi õpiprogrammi maandumislehe pealt. Mul on siin siis loodud erinevad sektsioonid, ma lülitan sisse siit selle struktuuri ka, et sa näed, mis mul siin on.
mõned konteinerid on nimetatud, mõned ei ole, väike segadus on siin veel, võiks natukene puhtamaks seda asja enda jaoks teha, tõmban natuke kokku poole. aga kellel on leht Elementoris, siis põhimõtteliselt on üks veel hästi selline lihtne viis, on lasta luua HTML, CSS koodiga endale erinevaid plokke veebilehele. Näiteks siis siin, kus mul on natukene allapoole kerides, on siis selline eraldi sektsioon. Kui ma võtan selle visuaalselt, siis ma näitan, et ta näeb välja, on ju selline. Siin programmil on kaks suunda, eks ju, natukene väike kerge animatsioon ka siin tehtud juurde. Ja see on mul lisatud siia siis HTML ja CSS koodiga. Kui ma nüüd klikkan siia selle koodi peale, siis on näha, on ju, et siin paremal pool see avaneb, oota, lähme uuesti võtame. Natukene teen selle suuremaks. Ja siin on näha, et see on siis HTML CSS kood. Selle miinus on nüüd see, et kui ma tahan midagi muuta siin, siis ma pean minema siia teksti sisse ja hakkama siin seda teksti muutma. Või siis kopeerin terve selle ploki uuesti, kui ma tahan disaini osas mingeid suuremaid muudatusi teha ja panen jälle siis näiteks kas Claude'i või siis ka ChatGPT-d ma ei ole nii palju nüüd katsetanud, ma täna hommikul värskelt proovisin seda ChatGPT kodeksi programmeerimist ka ja ma näitan kohe neid võrdlustulemusi, mida ta tegi. Aga põhiliselt mina kasutan siis praegu koodimisel Claude ai-d, et kui sul on tasuline Claude konto, siis sul on võimalik kas siis näiteks veebilehe brauseris, kui sa selle avad, või mul on praegu laetud siia desktopi nagu see äpina, et sa saad lülitada sisse koodi ja saad talle siis öelda käskluse. Näiteks nüüd täna hommikul, just enne seda laivi, ma ütlesin talle, et teile näidata siis seda, mida ta tegi, sellise lihtsa eesti keeles käskluse. Tee mulle lehele veebikool, kaldkriips, panin talle selle lingi siia, WordPressi õpiprogramm, sektsioon või konteiner JSON failis. Et see JSON fail ongi nüüd siis, kuidas sa peaksid ütlema talle, et ta sulle seda teeks. Et saaksin selle lisada Elementori templiitsidesse, kasuta sama kujundust, nagu praegu lehel on ja pane tekst 100% raha tagasi, kopeerisin on ju selle teksti, mida ma tahaks panna. See on niisugune lihtsalt testimiseks. Et nüüd, kui ma natuke ruttasin ette, et nüüd see ongi siis, ütleme, see teine versioon, kuidas sa saad vibe-koodida enda veebilehele selliseid plokke, mida saad ka muuta. Et kui ma praegu näitasin, on ju seda HTML ja CSS koodi, mida siis ka võid Claude'is proovida. Mina soovitan siis teha kas niimoodi, et kui sa selle käskluse siin annad talle, näiteks new sessioon, ütledki, et ma tahan veebilehele plokki, siis räägid, mis plokk see on. Siis sa võid siit lisada juurde talle oma ettevõtte kas CVI näiteks, kui sul on PDF dokumendina või mingi muu formaadina või mingi juhend, mida sa oled ise lasknud ka AI-l luua oma veebilehe visuaali kohta. Et ideaalne muidugi on see, et sul on olemas nagu kõik kiirelt need failid, mida saad kaasa anda. Või siis enam-vähem töötab ka see, kui sa annad talle selle maandumislehe URL-i ehk aadressi või oma veebilehe ja ütled, et võta visuaal siit. Ja väga hästi töötab ka see, kui sa teed ekraanipilte, et kui sa lähedki oma näiteks kodulehe peale, teed siit ekraanipildi, sisestad selle siis siia add files, oma ekraanikuva, ütled kasuta selliseid visuaale. Ja, ja siis tõenäoliselt ta loob sulle alguses selle HTML nagu CSS plokina, mis ongi siis seesama variant, on ju. Aga nüüd minu mure ongi see, et ma ei taha hakata siin seda teksti nii siit Sigri-Migri koodist muutma. Ideaalis ma tahaksin, et see plokk oleks Elementoris avatav, nagu kõik mu teised plokid, mida ma olen siin loonud Elementoris, eks ju, et mul on siin paremal pool nüüd näha, et on olemas pealkirja eraldi moodul, siis mul on olemas tekstimoodul ja kui ma nüüd lähen siia vasakule poole, ma saan mõnusasti seda teksti muuta. Ja ideaalis ma tahaks, et mul olekski siis hoopis sellised plokid. Ja nüüd ongi, et kui sa siis selle Claude'i võtad, siin nagu näha oli mul sellest eelmisest promptist, et kuidas ma talle kirjutasin siin, et loo mulle JSON formaadis see. Ja siis ta teebki sulle, on ju, siin ta siin seletab mulle, siis ta loob mulle selle faili ära. Alguses, kui sa seda Claude'i seadistad, siis sa pead seadistama ära selle koha, kuhu need failid sul hakkavad minema. Ja minul on siis loodud eraldi kaust arvutis, kus mul on Marika vibe-kooditud asjad ja siia ta tavaliselt mul siis Claude kohe otse need failid loob, nii et ta loob need failid minu enda arvutisse, et need
ei jää kuskile mujale. ja mida ma siis teen, on see, et ma lähen oma WordPressi lehe sisse, võtan siit Elementor, siis Elementoril on selline koht nagu templiidid, et Elementor on ennast uuendanud, võib-olla kellelgi on vana versioon veel, siis on natuke teises kohas, aga sa pead leidma üles selle koha, kus on sul Save Templates. ja siin on selline nupp nagu Import Templates, nii et kui ma selle sisse lülitan ja valingi siit arvutist endal projekti kaustast, Marika vibe kooditud asjad, endal selle JSON faili, siis valin Open ja ta laeb selle mulle siia templiitide alla. ja ma saan neid siis kohe vaadata, kui ma vajutangi siit Edit with Elementor. aga mul on need siin juba lahti tehtud, nii et ma näitan siis põhimõtteliselt niimoodi ta siis need templiidid sulle valmis loob. ja kes on Elementoriga lehte hallanud, see teab, et sa võid alati neid plokke siit siis kas kopeerida, ükskõik kuhu lehele asetada, eks ju. et kui ma võtan praegu siit selle 100% raha tagasi garantii, võtan copy ja vaatame, kuhu see võiks siin sobida, see võiks siia sobida, ma arvan, hinnapakettide alla, vajutan plussi, vajutan siit ja vajutan paste ja ongi automaatselt mul siis see plokk siin kohe olemas. et see on siis nüüd vibe kooditud asi ja ma näen, et ta ei ole mulle pannud, on ju, õige fondiga, aga mida ma nüüd siin Elementoris teha saan mõnusasti, ilma et ma peaks hakkama seda CSS või HTML koodist kuidagi otsima, seda muudatust. ma lähen siia style'i alla, võtan siit selle on ju selle tüpograafia fondi ja ma näen, et siin ongi nagu Open Sans font, mis on vale, ma panen siia back to default ja ta automaatselt, kui mul on WordPressi teema ära seadistatud, globaalsed sätted ära seadistatud, siis ta paneb selle sellesse õigesse fonti. aga see, miks ta mulle praegu siia lõi niimoodi vales fondis, oli sellepärast, et ma ei teagi, kas ma ei andnud seda, andsin võib-olla selle CVI või midagi, ühesõnaga ma oleks võinud anda natuke rohkem seda visuaalset konteksti või käsklust talle juurde, kui ma palusin tal seda JSON faili luua. ja see teine siin on loodud mul täna hommikul selle Codexiga, mis on ChatGPT oma. nii et ma ei tea, kas sul on olemas Claude tasuline või sul on olemas ChatGPT tasuline, et mõlemal on olemas siis see koodimise variant ka, nii et julgelt siis katseta, proovi, mis tulemusi sa saad. ma loodan, et sa nüüd sellest põhimõttest said aru, kuidas ma seda tegin. et ütledki, et see on siis JSON failis. siis ma kujutan ette, et sul on küsimus, võib-olla on, ma vaatan, kas te olete siin küsinud seda või ei ole, aga ma ise kujutan ette, et võib tekkida küsimus selles osas, et kas nagu, kui mul ei ole Elementorit, ühesõnaga küsige julgelt kõik, mis küsimused on tekkinud. ma tean, et siin peale minu on veel vibe koodijaid, kes oskavad sulle kohe vastata, et julgelt küsi. aga ma arvan, et sul võib tekkida see küsimus, et kui sul ei ole nagu Elementoriga tehtud leht, et mis siis saab, eks ju. siis ma ei ole ise katsetanud, aga Gutenbergi jaoks ta tegelikult teeb ka need failid ära, nii et sa saaksid need Gutenbergi plokkidena avada. ma küsisin lihtsalt chati käest siin seda ja ta ütles, et on vaja siis luua sellises formaadis nagu XML, aga ma soovitan, et proovi ise läbi, kõigepealt küsi ChatGPT käest, mis formaadis, ütle, mis ehitajaga seda lehte tegemas oled ja sa saad siis lasta tal just sellesse formaati. ja Gutenbergis käib see siis sinna mustrite alla, saad selle importida. põhimõtteliselt sarnane loogika nagu veebikool või sellel Elementoril on nende sektsioonide salvestamine arhiivi. ja kui sa kasutad näiteks Spectrat või ka Cadence'i, siis samamoodi peaks toimima JSON fail, aga ma ei ole jõudnud katsetada, nii et katseta ja proovi. kuidas sulle praegu tundub? Kaire ütleb, et küsimused alles tekivad. aga kas siiani tundub, et on päris äge niimoodi seda veebilehte arendada? jäta mulle väike kommentaar. tuletan meelde, et kõikide vahel, kes kommenteerivad, loosin välja ai ja seo koolituse, mida sul on väga vaja ettevõtjana, et sinu veebileht tuleks ai ja seo otsingus välja. siin näiteks on mul tehtud siis siiasamma WordPressi programmi maandumislehele ka HTML ja CSS koodiga selline plokk, see on tehtud Lovable'is, see on näha ka, on ju, et on niisugune visuaalselt niisugune nagu natukene võib-olla ägedam. ja ka, kuidas ma seda tegin, ei ole mingit pikka põhjalikku prompti, vaid lihtsalt vestluse teel lähed, ütled, mul on vaja niisugust asja, mida teha. kindlasti, kui sa hakkad neid maandumislehti täis formaadis niimoodi vibe koodima, siis on hästi oluline, et see prompt oleks ka selline, et see maandumisleht oleks jällegi otsingutes välja, on ju, SEO ai otsingutes.
nii et sellest siis saab täpsemalt rääkida sellel koolitusel, sellel ai SEO koolitusel, et kuidas siis promptida vaipkoodides nii, et su leht tuleks ka ai otsingutes välja. Et seal on lihtsalt omad sellised nõuded, aga sa jällegi võimalus alati küsida ChatGPT käest, mis peab olema selleks, on ju, et ai otsingus välja tuleks. aga nagu ongi näide, et see on küll äge sektsioon, mis siin tehtud on, seda oli väga lihtne lisada. okei, ma ei näidanud vist seda, kuidas lisada, eks ju. Elementaril on olemas siis need plokkide lisamine on siin plussmärgi alt ja kui sa paned siit sisse lihtsalt kood ja lohistad enda veebilehele HTML koodi ploki, siis siia kopeeridki selle koodi, mida sulle vaipkoodidest tuli ja põhimõtteliselt ongi see plokk olemas. aga jällegi siin on ju raske seda infot muuta, sellepärast ma lasen selle ploki samamoodi nüüd teha ümber Elementorisse, et ma saaksin Elementoris seda muuta. ma vaatan korraks, ma tegelikult panin katsetama ühe asja veel, ma vaatan, kas ta tegi mul selle valmis. Nii, vaatan. Vaatan korraks üle. ahah, okei, no me võime kohe katsetada, kuidas see plokk meil välja tuli nüüd, mis ma just hiljuti siin lasin tal teha. Nüüd ma näitan siis, kuidas seda template'i üles laadida siit selle olen praegu siis siin Elementor, editor, template'id ja tahtsin proovida, kuna sellel Elementoril on väga palju erinevaid mooduleid, siis ma tahtsin proovida konkreetselt, et kui ma ütlen talle ühe mooduli nime, et nagu sa näed, on ju siin, kui sul on Elementor leht, siin vasakul pool on ju hästi palju neid erinevaid mooduleid. et muidu ta tüüpiliselt võib-olla võtabki nagu kõige lihtsama variandi, nagu ta siin on pannud, et on lihtsalt konteiner, konteineri sees on lihtsalt tekst. aga kui ma tahaksin mingit ägedamat nagu seda moodulit, võib-olla näiteks, et ma tahaks, et oleks karussell postitusena või näiteks akordion postitusena või siis näiteks mingi testimonial postitusena, et annan talle lihtsalt teksti ette. ma võin anda ka inimese pildi, on ju, kes on testimoniali jätnud ja ütlen talle käsuna, et tee mulle JSON formaadis Elementori testimonial ploki fail. mina ütlesin praegu siis Flipbox, nii et väga põnev on. laadisin selle nüüd siia, on ju, Elementorisse ülesse. vaatame, kas ta tegi ka nii, nagu ma tahtsin. või tegi oma loomingut, mida see ai meil kipub ju ka tegema. Äh, jah, Kerli ütleb, et just logis lavapalli sisse. see oli nüüd küll ohtlik tegu, mis sa tegid, Kerli, sellepärast et sealt sa enam välja ei saa. aga krediit saab seal suht ruttu otsa, nii et selles mõttes, kui raha juurde ei maksa, siis ei saa väga palju asju teha, aga midagi saab katsetada, aga see on väga äge kogemus esimest korda seda lavapalli proovida. ja Reet kirjutab, on ju, et ta hakkab kohe WordPressis seda katsetama, proovima vot see on ka nagu huvitav, et kuhu see maailm kõik liikumas on meil selle WordPressi maailmaga, üldse nagu WordPressiga seoses, eks ju, et praegu on neid nii palju neid erinevaid ai võimalusi, kuidas sa saad veebilehte nullist lasta ai-l üles ehitada. aga arvestades seda, et WordPress on ikkagi nagu turuliider olnud juba siin viimased 10+ aastat, omades siis circa peaaegu pooled veebilehed on tehtud WordPressiga, siis tegelikult ega see WordPress ka kuskile maha ei jää. Ma olen lasknud teha siin ühe süvauuringu ka selle WordPressi tuleviku kohta. aga näed sa, on ju, see, mis ta nüüd tegi, ta tegi tegelikult mul selle Flipkaardis, nii nagu ma ütlesin. ja kui ma võtan selle korraks lahti, vaatame, kas ma saan muuta ka või ta tegi ikkagi mulle midagi valesti siin. nii, ma näen, et siin on praegu sektsioon on olemas, tulp on olemas, aga Flipboxi ta mulle millegipärast praegu siin ei ava. okei, näed, ongi midagi siin teinud valesti, nii et ma ei saa päriselt seda siin hetkel muuta, isegi kui ma klikin siia peale. ja teiseks on ju see disain ka, aga disaini osas ma arvan, ma vist ei andnud talle seda konteksti, nii et sellepärast ongi siin mingid imelikud värvid, mis ei ole üldse veebikooli värvid. aga põhimõtteliselt jah, ongi asi, mis vajab rohkem katsetamist. väga lahe. nii, Peeter ütleb, et peab ise katsetama. Lii ütleb, et käärin käised 6 aja pärast üles, asun katsetama. jah, jah, väga äge. nii et sellised variandid, mida siis saad oma WordPressi lehe edasiarendamisel teha. nii et isegi kui sulle lova peal teeb mingeid ülivingeid versioone sellest
veebilehest on ju, siis võib-olla tundub, et oh, ma tahaks nüüd ainult Vibecode'ides selle lehe valmis teha, et kas ma viskan oma WordPressi lehe prügikasti, siis ikka tasub oma WordPressi lehte edasi arendada, selleks lihtsalt kasutadagi nüüd neid Vibecode'i imisi võimalusi. Ja keegi ütles ka, et tahaks Claude'i proovida, et jah, praegu öeldakse küll, et see Claude on nagu parim koodikirjutaja, nii et mina ka taastasin jälle oma tasulise Claude'i subscription'i, et sellega siis koodi kirjutada ja üldiselt siiamaani võin öelda küll, et olen nagu väga rahule jäänud. Nii et sellised põnevad võimalused sulle täna katsetamiseks ja järgmisel reedel jälle uus õpiamps. Anna märku kommentaaris, kuidas sulle see amps meeldis, kui sa järgi vaatad, sest kõikide vahel, kes kommenteerivad, loosime välja ai SEO koolituse. Mõnusat reedet sulle, mõnusat nädalavahetust ja kohtumiseni uuel reedel jälle uuesti.